Nii Siim, me siis istume siin ühes baaris Tallinnas ja nagu me seal kiriku ees rääkisime, et istume maha ja räägi natuke juttu. Ja minu küsimus ongi see, et sa ilmselt oled tavaline koolipoiss olnud, käinud tavalises koolis. Olid sa mingi klassi priimus või õppisid sa 2-3 või? No, ma olin 4-5 õpilane. Terve mitte päris põhikooli, algkooli pluss natuke põhikooli ka. Aga see oli pööre toimus mul umbes 5. klassist või 5-6 klass, kui mul seal tulid uued klassivennad. Mis suga juhtus? Ma ütleks, sõbrad olid need, kes olid minu mõjutamise aluseks. Et ma olin siiski nagu see hall mass, kes tahab joosta teiste järgi ja olla teiste moodi ja teha teistega ühte moodi tegusid. See oli, jah, ma arvan, et see oli 5. klassis, kui oli nii, et ma mõtlesin jala luua, ikka poisikeste tempe tegime. Ma hakkasin käima poistega, sõpradega, kes mu klassivennad olid ja niisama sõbrad mu tänavalt, käisime nendega väljas õhtuti. Nagu see oli nagu mingisugune halb seeme siis, mis sai nagu istutatud kuidagi või? Absoluutselt, et kahjuks see nii on. Ja me toimetasime seda õhtul päris hilja ja siis selle olnud, ma käisin siis juba muidugi pühapäeva koolis ka. Et see oli nagu, täpselt nagu ülemek, ma olin pühapäeva koolis ja siis ma käisin nende sõpradega läbi ja siis need sõbrad tõmbasid mind kaasa nagu sellesse. Ma ei ütle, et süüdlased olid sõbrad, süüdlane oli ma ise. Ja siis automaatselt ma hakkasin endale nii-öelda, ma enam ei olnud mitte selles head õpilaste grupis sees, vaid ma hakkasin sidemeid looma nendega, kes olid halvad õpilased. Koos nendega ma käisin väljas niisama kaasas, mõni kuu hiljem ma käisin koos nendega, hakkasin esimesi suitse tegema, siis tuli klassiõhtutel tulid esimesed õlled. Igatahes ma mäletan seda, esimese triibu ma tõmbasin oma, see oli sünnipäeval, kui ma sain 14, paar päeva pärast seda ja see oligi mul üks klassivend, kes siis sellest halbade õpilaste juht oli seal koolis, selles grupis, suitsetajate gängi peal, ta oli kõige kõvem poiss, kõige halvem poiss selles koolis ja temast sai minu pinginaaber ja parim sõber, sest ta jäi veel istuma ka. Nii et ta oli minuga ühes klassis, me panime oma pingid kokku ja ta hakkas kas see oli vist järgmine suvi või algul jõime ja siis igal koolipidudel igas kohtades seal kaklesime ja pressisime välja raha inimestelt ja seal veel varguse asju otseselt ei olnud, aga niisugune väga päti kontingent oli juba ja siis oli nii, et hakkas kas vist järgmine suvi hakkas müüma Speed tuli Eestisse esimest korda, et enne seda ei olnud, et see oli nagu esimest korda, kui nagu pärast Eesti Vabariigi tulekut narko hakkas Eestis levima. Ja siis klassivend hakkas Speedi müüma ja siis see oli sünnipäevani. Lõpuks mul kõik see nagu alko ja see asi viskas üle. Ma mõtlesin, et prooviks midagi uut. Vana pakkus välja mulle, et näed, uus pulber näitab mulle siin ühes käes on raha tähed ja nüüd teis näitab mulle pakki, ütleb, et näed, vaata kui palju sellega teenib. Ja siis ma mõtlesin, et peaks ära proovima. Pärast oli välja muidugi, et ta nii müüs mulle nagu originaalhulgast ainult 1/4 müüs mulle topelthinnaga. Kas sellega hakkabki peale, et nad tulevad meelitavad nagu sellega ilusa eluga, mida sa võid teenida ja saavutada sellega? Sõltub, ma arvan, et kurjus on, see on minu isiklik arvamus. Et ma arvan, et kurjus on nii osav, et ta oskab leiutada iga inimese jaoks individuaalse viisi, kuidas teda meelitada, et paljudel inimestel on muidugi selleks ilusad autod ja loomulikult luksuselu, jah. Ma arvan, et see on see, mis meelitab, et lihtsam variant on see, et mul on nagu tuttavad, kes on heroiinitargad, on öelnud umbes nii, et siis sa saad nagu muredest vabaks ja hea on olla ja nii. Et aga selles suhtes keegi kunagi ütle ära, mis on selle nagu see pohmeil või see taga, mis pärast juhtub. Ma olen seda propagandat enne ja pärast seda kuulnud ka, et ära võtta selle sõltuvusse, aga mul oli see kuidagi kas kõrvad lukus selle koha pealt või see ei mõjunud mulle. Ja ma proovisin ära lihtsalt puhtast huvist ja siis ma vist 3 nädalat või 6 aega pidasin pausi. Ma jõin ja siis ma vaatasin, et päris lahe, et mingi pidu tuli, et võiks veel võtta. Ja võtsin veel ja pärast seda läks juba niiviisi, et umbes üle 2 nädala ma hakkasin kogu aeg astuma seda. Et siis kulmineeris nii, et umbes ma arvan, 3 kuud või pool aastat hiljem mul oli nii, et ma hakkasin praktiliselt üle nädalavahetuse või iga nädalavahetuse hakkasin panema. Aga ütleme aasta aega hiljem peale seda juba oli niiviisi, et siis ei nagu kuidagi, mitte et isegi raha väheks oleks jäänud, aga keegi käis mingi hea idee välja, et hakkame automakka vastama. Et siis sellega nagu võttes, et pulli pärast, et lööme auto ja siis saan makki, mitte et isegi raha saab sellest, aga et lihtsalt teeks pulli. Tegime pulli pilves peale ja siis
lõime auto akna sisse mingit tuttaval ja võtsime maki ära, saime sellest mingi 6 sotti, raha, no ja nii ta läks edasi, ma hakkasin automakka harrastama. Selle tegelesime umbes mingi aasta-poolteist. Siis ma hakkasin selle aja peale tarbima enam-vähem mingi üle 2-3 päeva tagant. Ma käisin väga harva koolis ja samas ma tundides magasin, sest ma olin nagu ööd läbi olin üleval, panin pidu olin pulbri all. Ja see amfetamiin võtab une ära ja söögi isu ära ja annab tohutu jutu, mis nagu tuju või selle. Ja siis ööd läbi olin üleval seal 3-4 ööd niiviisi järjest, ööd päeva. Ja siis pärast ma olin täiesti kohva, koolis ma olin pilves peaaegu muidugi olin nagu elektri jänes, aga õppida ei suutnud, sest et keskendumisvõimet ei olnud. Ja pärast hiljem, kui ma koolis ei olnud enam amfetamiini mõju all, siis ma olin nii unine, et ma enam ei suutnud õppida. Nii et üldiselt rikkus mul täiesti õppimisvõime ära. Siis jubedad paranoiad tulid sellega. Üldiselt lõpuks oli niiviisi, et automakkide varguse käime vahele. Ma istusin selle eest 10 päeva plate peal. Kui ma seal plate peal olin, mulle ema saates vist 10 käsku oli Oswald Tärgi siukene punaste kannatega raamat. Ja ma lugesin selle läbi ja siis ma jätsin isegi vist suitsetamise ka pooleteist kuus maha. Aga jälle sõbrad hakkasid mõnitama, et sa oled mingi ment, et sa enam ei võta midagi, et sa oled mingi kahtlane vend, et mingi nohik. Ja siis pärast ma hakkasin tarbima jälle. Nii et kukkusin veel sügavamasse auku. Ja siis enam muud üle jäänud, siis ma hakkasin müüma. Hakkasin vales kohas nagu tegelema oma äriga ja võtsin mingitelt Vene ja mingitelt Širokkidelt kliendid ära. Ja siis tänu sellele sõitis mul ukse taha varsti seltskond mingi rendiautoga, tõmmati mind sisse ja natuke klohmiti ja öeldi, et sa oled meile mingi eelmise kuu eest võlgu seal katusumaksu. Ma olin muidugi nagu nii kõva isa läbi, et ma ütlesin mina kellegi maksa, mitte neile loomulikult. ja siis andsin telefoni pandiks pakkumine minna neid, aga siis keerati mu ärikaanik kinni. Ja ma ei saanud enam kellelegi müüa avalikult, sest et nad otsid mul silmad ühtegi sõpra, mul olid ühtegi tuttavat, mul ei olnud kedagi, kelle peale loota või toetada. Kuigi vanemad armastasid mind ikka. Tegelikult päris täpselt ei saanud aru, mis toimub. Ema ütles hiljem, et aimas küll, aga isa ei teadnud lõpuni, isa sai alles siis, kui ma kristlaseks sain, sai teada. Aga isa oli see esimene vend, kes ütles mulle, et mine kirikusse. Ja mõtlesin, ma ei taha. Ja see oligi nii, et jõulude ajal ma olin täiesti sees, ma teadsin, ma pean lahti saama, girlfriend ütles, et ta ka mind ei taha tunda muidu. Ja siis mul oli koolis kindel king oli nagu, selles suhtes saan kindlalt kinga, ma olin seal arvestused värgid olid jõulusemestri lõpuks olid nagu tehtud 2 peale nii. Ja ma vaatasin, et must ei saa, mõtlesin ka, et täitsa must ei saa kojameest ka, oma kooli läbi tee. Ja siis ongi nii, et lörtsin ilma, selle songi läbi lörtsin koju, tusane meeleolu, et sõpru ei ole, vanematega läbi ei saa, et mis mul üldse alles on jääda. Ja teda umbes ma nagu oma 2-10 sõõmel lugesin kokku, et nagu, mida ma ei ole teinud. Et et ma ei ole tõesti homo olnud, ma ei ole tõesti vägistanud, tapnud ei ole, pangaröövi olnud, niisuguse väga suuri väikeid asju ma ei ole teinud. Ma mõtlesin see peale, et mida nagu see, mis ma kõik teinud olen, mida see mulle andnud on. Ja siis ma mõtlesin see peale, et üks asi, isa kinkis mulle muidu jõuluks piibli, see on väga oluline. Kinkis piibli ja mida ma muidugi oma tarkuses tegin, mõtlesin, mul ei ole seda piiblit vaja. Ma panin selle kuhugi aknalaule kardin taha, mõtlesin, et mind üldse ei koti see. Et nagu pärast seda, kui see jõul mööda sai, see oli jaanuarkuu, mingi 2-3 nädalat läks mööda. Ja mina ütlen tagantjärgi, ma ütlen selle kohta, et jumal tõestas ära, mul on seda raamatut vaja rohkem kui mu oma elu. Ma mõtlen seda. Ja siis oligi nii, et sörgin koju ja mul oli vist siuke case ka, et mul oli mingisugune pulbrijääk oli veel taskus alles mingi kilekotti sees. Narkomaan elu ajaloos, pole niisugust asja varem juhtunud. Et narkomaan, ma läksin WC-sse, mõtlesin, ma teen veel triibu, võtsin telefonikaardi, keerasin mingisuguse arvatavasti 2-kroonise, mitte 500-kroonise võlli, mul ei olnud, keerasin võlli, hakkasin petikapotikaane pealt triipu tegema ja tunnen korraga, et keegi vaatab mind. Mõtlesin, mis on, ma olen isa korteris üksinda, isa oli mul tööl, teiseks uksed olid kõik lukus, kolmandaks ma olin WC-s üksinda, ja keegi jälgib, mõtlesin, mis jahan, ma ei saanud absoluutselt ära. Ja korraga mul hakkas jube häbi tunne. Ma sain nagu, et siit üle keegi nagu kuskil nagu seisab püsti, ma kõik ütlesin seal potikaane ees maha, sain hakanud triipu tegema ja keegi vaatab, et mul oli jube häbi ja korraga mul niisugune, tegelikult ma tahan täna sellel asjal lõpu teha. Ma kõik nagu, mis oli, kraapasin peopessa, panin kotti ja esimest korda kotist alla kõik lasin vee peale. Ja ma ei mäleta, mis asi see oligi. Ma läksin vist, oli ta vastupidi, et ma tegin triibu ja siis sörkisin koju ja mõtlesin, ma ei ole nagu palju asju teinud, aga samas ma ei ole piiblit lugenud.
tahtsin selleni jõuda. Ja siis ma läksin sinna, pärast kõike seda, läksin sinna aknalaua juurde, võtsin selle piiblit, ma polnud kunagi seda lugenud. Ja teen täiesti lambi kohast lahti. Ma polnud mitte kunagi piiblis, ma ei tea, mis seal sees on seal mingid psalmid või on seal mingi uus testament. Nothing, lihtsalt piibel. Ja siis teen lahti ja mingi psalm 38 ja hakkan lugema seda täpselt hetkesituatsioon. Et su sõbrad on su maha jätnud, tõde. Su süda peksleb väga, tõde. Sest sa oled teinud pattu oma mingi tervise juhus, tõde. Su haavad mädanevad, tõde. Amfetamiin pani haavad mädanema, sest mul ei olnud toitaineid, ma ei söönud, ma olin magamata. Su sõbrad ajavad sind taga ja püüavad su hinge, tõde. Ja seda ma lugesin kõiki neid asju korraga, ma tunnen, ma hakkan nutma. Ja täiesti pisavad voolavad, mitte mingi viha või jonni pärast, aga lihtsalt tundsin nagu vabanemine. Ja tundsin, et selles on midagi, et keegi on, kes teab mind paremini, kui ma ise tean. Oma käe mulle õlale ütleb see, et siin, kas sa tahad minna pastori jutule, et mul on hästi hea sõber pastor. Ma teadsin teda, ma olin teda enne kohanud ja siis ta mulle üldse ei meeldinud, aga ma ütlesin, et jah, ma tahan minna, sest ma teadsin, et mul on siis lootus saada vabaks. Ma ei teadnud üldse, mis ta teeb, mida see pastor tähendab ja nii edasi, et ma ei kujutanud ette, mis mul teha tuleb, ma ei mõelnudki selle peale, ma lihtsalt teadsin, jah, ma tahan. Ta kutsus mind oma kantseleisse ja ma ei mäleta, mis see palve oli. Oli see patuse palve või oli lihtsalt, tema ütles seda, mina ei olnud midagi. Ja ta palvetas mu pärast, et ma läksin sealt ruumist välja sellest päevast saadik kuni tänase päevani, ma ei ole ühtegi suitsu teinud, ühtegi džinni, šampust joonud, alkoholi joonud, narkot tarbinud, ma ei mäletagi selle mõju enam. Sa ütlesid, et sa said vabaks seal, palvetasid seal pastoriga koos ja sellest on nagu mõni aeg möödas juba, et ma küsiks niimoodi, et võiks ju siis nagu selle asja nagu ära unustada või maha panna, aga sa käid ikkagi kirikus edasi, oled kristlane ja olles vaba, kas on see vajalik ikka veel siis nii väga vaja? Kui me seal tundme Jumalat, Jumal ongi tema, kes mind vabastas. Et ma ei anna au ei kellelegi muule kui Jeesusele Kristusele. Sest ma ise ei saanud seda, ma omast jõust ei ole seda saavutanud. Nii et, ja ma käin nüüd tundma õppimas, sellepärast ma käin iga pühapäev kirikus, nagu sa küsisid. Asi on kinni ka armastus, vaata, kui keegi teeb sulle head, siis see on ju nõmmendus, kui sa vastad sellele kurjaga. Et Jumal on teinud mulle head ja see on tema armastus ja mina armastan Jumalat ka. Ja see on minu vastus talle selle eest. Mina, Siim Vaher, olen vaba.